Venemaal ei ole aastal 2026 hästi läinud. Nende maismaa pealetung on takerdunud. Kevadine ja suvine pealetung on juba läbi kukkunud. Ja Vladimir Putin on sunnitud tunnistama tõsiasja, et Ukraina muutub üha tugevamaks, samal ajal kui Venemaa nõrgeneb. Ja siis ilmusid kohale Prantsusmaa ja Saksamaa. Mõlemad on just teinud Ukraina jaoks midagi tõeliselt pöörast. Me räägime droonidest, hävituslennukitest ja mõnest kõige olulisemast raketist, mida Ukraina võiks endale saada. See kõik on tulemas ja Putin on hirmul. Ta teab, et tema sõda on praktiliselt juba läbi. Nüüd on 2 Ukraina partnerit just viinud Ukraina selle sõja lõplikule lõpetamisele lähemale. Alustame Saksamaast. 13. juulil teatas Reuters, et Saksamaa rahastab 50 000 ründedrooni, mida kasutatakse rindel Vene vägede ja varustuse hävitamiseks. Uudis ei pärine ei Ukraina ega Saksamaa kaitseministeeriumist, kes mõlemad vaikivad, vaid allikast, kes on toimuvaga kursis. See allikas, kes näib olevat USA kaitsetehnoloogiafirma Alterion tegevjuht Lawrence Meyer, ütleb, et see tehing on suurim droonide ost, mille mõni lääne valitsus on Ukraina jaoks teinud. Alterion ise droone ei tarni, kuid nad arendavad tehnoloogiat, mida droonid kasutavad sihtmärkide autonoomseks jälgimiseks ja tabamiseks oma lennu viimases faasis. Meyer ütleb, et Ukraina uute droonide leping on väärt $103 miljonit ning selle on rahastanud üks Euroopa riik. Kuidas me teame, et see riik on Saksamaa? Skyfall ütleb nii. Ukraina droonitootja, kes kasutab oma ründedroonides Alterioni tehnoloogiat, on kinnitanud Saksamaa osalust 50 000 drooni ostus. Kuigi see ütleb, et ei saa täpsemalt selgitada peale ostetud droonitüübi nime avaldamise. Shrike? Üks parimaid lühimaa droone, millele Ukraina ligi pääseb. Shrike on midagi erilist ja seda ei arva ainult Ukraina. Juba märtsis viis Pentagoni läbi programmi, et teha kindlaks, millised droonid sobivad kõige paremini Ameerika uue drooni ülemvõimu programmi jaoks. Shrike tuli selgelt esikohale, kogudes teise koha ees 10 punkti rohkem. Droon testides, kus muu hulgas hinnati löögitäpsust 2,5 kuni 10 kilomeetri kaugusel, ning seda, kui hästi droonid toimivad linnakeskkonnas mitme sihtmärgi vastu. Ukraina jaoks tähendab 50 000 sellise drooni rindele saatmine Venemaale valu. Shrike'ist on 2 versiooni. Väiksem, 17,78 cm versioon suudab kanda 1,5 kilost kasulikku koormust. Pole küll tohutu, aga sellest piisab rohkem kui küllalt, et hävitada sõdureid ja soomusmasinaid. See suudab saavutada maksimaalseks kiiruseks 100 kilomeetrit tunnis, mis teeb sellest raske eest ära joosta, ning selle tegevusraadius on 30 kilomeetrit, muutes selle suurepäraseks täienduseks Ukraina droonidest kubisevatesse tapatsoonidesse. Suurem versioon lisab komplektile umbes 7,6 cm, mis võimaldab kandevõimet 2-kordistada. Kui lisada sellele veel 20 kilomeetrit tunnis kiiruse lisa, muutub see Shrike'i versioon Venemaa sõdurite jaoks veelgi hirmuäratavamaks. Ja siin on ka autonoomsus, mida mainisime. Tänu Alterioni tarkvarale suudab Shrike oma lennu lõppfaasis sihtmärke iseseisvalt jälgida ja rünnata. Hiljuti avalikustatud tehing on juba hästi käimas. Meyer ütleb, et mõned Shrike'i droonid, mille Saksamaa on Ukrainale ostnud, on juba rindel ja külvavad kaost. Ülejäänud peaksid Ukrainasse jõudma aasta lõpuks, mil need paratamatult põhjustavad Venemaa kurnatud vägedele veelgi rohkem surma ja hävingut. Kõlab muljetavaldavalt, eks? Hull asi on see, et 50 000 kõige hirmuäratavama drooni saatmine Ukraina sõja rindele on tühi asi võrreldes sellega, mida Prantsusmaa just Ukraina heaks tegi. Keegi ei näinud seda ette, eriti mitte Putin. Prantsusmaa vaatas sisuliselt Saksamaa panust ja ütles, see on tore, aga vaata nüüd seda. Prantsusmaa nägi Saksamaa droone ja tõstis panuseid hävitajate ja rakettidega. Me käitume, nagu see oleks mingi võistlus, aga tegelikult teevad nii Prantsusmaa kui ka Saksamaa Ukrainale suuri tegusid. Lihtsalt Prantsusmaa teade on tohutu. Pärast 13. juulil Pariisis toimunud tahtekoalitsiooni kohtumist teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et Prantsusmaa annab Ukrainale Rafale hävituslennukeid. Me juba teadsime seda. Prantsusmaa lubas juba veebruaris saata Ukrainale 100 Rafale'i. Aga siis tegi Macron tõelise pommuudise. Lisaks hävitajatele annab Prantsusmaa Ukrainale litsentsid, et nad saaksid ise toota Aster 30 õhutõrjerakette Scalp, kaugmaa tiibrakette ja ASM Hammer juhitavate pommide komplekte. See teade tuli pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et USA annab Ukrainale litsentsi Patriot rakettide tootmiseks ja see on tõeliselt suur asi.
See tähendab, et Ukraina ei pea enam lootma sõjalisele abile, et saada kätte kõik need olulised raketid ja pommikomplektid. Nüüd saab Ukraina neid ise toota, toetudes omaenda kaitsetööstusele, mis on pärast Putini sissetungi oluliselt kasvanud. Siin on üksikasjad. Rafaeli hävitajad ei jõua kohale kohe, nagu Macron ütleb. See hõlmab projekti, mille käigus hangitakse 16 Rafaeli lennukit ja nende relvasüsteemid. Esimesed lennud võivad toimuda juba 2028. või 2029. aastal ning personali väljaõpe algab lähikuudel. Nii et Ukraina veedab järgmised kuud oma pilootide ettevalmistamisega hävituslennuki jaoks, mis saabub alles paari aasta pärast. Me nägime sarnast protsessi, kui Ukraina sai F-16D. Ja kuigi see võib tunduda viivitusena, mis pole Ukraina jaoks ideaalne ning mõnes mõttes see nii ka on Prantsusmaa lubadus saata hävituslennukeid alates 2028 aastast samuti usalduse märk. See on sõnum Putinile, et Ukraina on ka aastate pärast endiselt olemas ja jätkab võitlust. Teisisõnu, ei Venemaa, te ei ole 2028. aastaks sõda võitnud. Te ei võida seda üldse. Mis puudutab litsentse, siis oli vihjeid, et see hakkab juhtuma. 30. juunil teatas Euronews, et Ukraina kaitseminister Mikhailo Fedorov oli avaldanud, et Ukraina ja Prantsusmaa vahel käivad läbirääkimised võimaluse üle anda Ukrainale Scalp-rakettide litsents. Tõepoolest, edusamme on, kuid on veel liiga vara midagi kindlat öelda, sest tegemist on keerulise protsessiga, mis puudutab üldiselt intellektuaalomandit, tootmise avamist ja nii edasi. Selles osas on teatud bürokraatia, ütles Fedorov tol ajal. Nüüd oleme siin, umbes 2 nädalat hiljem, ja kõik takistused, mis varem eksisteerisid, on kõrvaldatud. Scalp jõuab Ukraina tehastesse ning sellega koos saabuvad õhutõrjeraketid ja juhitavate pommide komplektid, mis kõik on Ukrainale äärmiselt väärtuslikud. Kui tohutu tähtsusega see Ukraina jaoks on, ei saa üle hinnata. Juba ainuüksi intellektuaalomandi poole pealt tähendab see, et Prantsusmaa koos nende relvade tootjatega tunnistab, et nad ei suuda Ukraina nõudlusega sammu pidada. Selle asemel, et lihtsalt öelda Ukrainale, et tulgu ise toime, jagavad nad oma saladusi ainsa riigiga, mis on Venemaa vastu peetava võitluse eesliinil. Võitluse, mis paljude eurooplaste arvates levib, kui Ukraina ei võida. See, mida me siin näeme, on tõeline partnerlus. Prantsusmaa on andnud Ukrainale juurdepääsu mõnele oma kõige olulisemale relvale. Mis puudutab relvi endid, siis kõigil neil on ajalugu, mis näitab, miks Ukraina neid üldse soovib. Võtame näiteks Asteri raketid. Neid kasutatakse SAMP-T õhutõrjesüsteemis, mis on Ukrainal juba olemas ja mida on väga edukalt kasutatud. 2025 aasta märtsis kasutas Ukraina SAMP-T süsteemi, et alla tulistada Suhoi hävituslennuk, tõenäoliselt Su-27 või Su-35, mis näitab, et see süsteem on Ukrainale oluline vahend oma õhuruumi kaitsmiseks. SAMP-T on ka Patrioti õhutõrjesüsteemi lähim vaste, nagu märgib Euromiden Press, kuna see suudab ballistilisi rakette tabada 25 kilomeetri kaugusel ja teisi aerodünaamilisi sihtmärke kuni 150 kilomeetri kaugusel. Ukraina suurimaks väljakutseks on alati olnud varude nappus. Aster tuudab aastas kuni 100 Aster 30 raketti, kuid plaanib tõsta selle arvu 2028. aastaks 300 raketini aastas. See ei ole Ukrainale piisavalt rakette ega ka piisavalt kiiresti. Nüüd, kui Ukrainal on litsents, saab ta ise oma tootmist kontrollida. Scalp-raketid, mida kutsutakse ka Storm Shadows, on olnud võtmetähtsusega Ukraina jõupingutustes Musta mere laevastiku hävitamisel ning need on ka laastavalt võimsad raketid, mis sobivad ideaalselt löökideks piiriäärsetele aladele. Ja Ukraina on kogu sõja vältel kasutanud ASM Hammer pommikomplekte, kusjuures Prantsusmaa on juba lubanud tarnida vähemalt 600 pommi aastas. Nüüd saab Ukraina mõlemaid relvi rohkem ning võib neid ehitada vastavalt vajadusele. On ainult üks sõna, millega saame kirjeldada meeleolu, mis praegu Kremlis valitseb. Hirm. Saksamaa ja Prantsusmaa on Ukraina heaks teinud midagi tõeliselt pöörast ning Putin teab seda. Venemaa on hirmul. Venemaa teab, et see, mida me just nägime, muudab mängu mitmel tasandil. Ja me selgitame kohe, mis need tasandid on. Kõigepealt, see on sõjasaade. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, et näha ka edaspidi meie videoid. Tuleme tagasi Shrike droonide juurde. Ukraina arsenalis olev 50 000 kõige täpsemat ja surmavamat automaatdroonist koosnev varu tähendab rindel Vene sõduritele veelgi rohkem surma. Ja pole ju nii, et need sõdurid poleks juba niigi piisavalt surma kogenud. Ainult juunis kandis Venemaa 39 490 kaotust, mis ületab tunduvalt hinnangulist igakuist värbamist, 24 000 kuni 30 000 sõdurit, teatab Al Jazeera.
Kõik need kaotused on nii aeglase edenemise hind, et Venemaal kulub umbes 14 aastat, et lõpuks Ukraina Donetski kaitse maha murda. Droonid on kõigi nende surmade peamine põhjus. Hudsoni instituut märgib, et hinnanguliselt põhjustavad droonid kuni 80% kõigist rindel toimuvatest kaotustest. Nii et Saksamaa pole lihtsalt ostnud Ukrainale suvalist relva rekordilise summaga. Nad ostavad täpselt seda tüüpi relva, mida Ukraina vajab, et tõsta Venemaa kaotuste arvu rindel hüppeliselt. Lisaks suurendavad need 50 000 Shrike'i drooni Ukraina arvulist ülekaalu Venemaa ees. Palju on räägitud sellest, et Venemaa suudab sõtta tuua rohkem sõdureid kui Ukraina, kuid inimjõud on nüüd vähem oluline kui kunagi varem, sest droonidest on saanud sõja peamine relv. Praegu on Ukrainal FPV droonide osas 1,5-kordne arvuline ülekaal. Need on droonid, mida kasutatakse rindel ja selle läheduses. Saksamaa lisas just Ukraina varudesse 50 000 Shrike drooni. Sellega katab ta ka üle $100 miljoni suuruse tehingu, mille Ukraina oleks pidanud niikuinii tegema. See on selle droonitehingu vähe kajastatud aspekt. Iga kord, kui mõni teine riik ostab Ukrainale droone, säästab see Ukrainale miljoneid dollareid, mida saab kasutada teiste relvade tootmiseks Venemaa vastu. Kes teab? Võib-olla kasutatakse just säästetud raha Aster 30 rakettide tootmiseks, mille tootmiseks Prantsusmaa on just andnud litsentsi. Kõigist asjadest, mida Prantsusmaa ja Saksamaa on Ukrainale andnud, võib see raketilitsents olla Venemaa jaoks kõige hirmutavam. Mitte sellepärast, et need relvad võiksid otseselt Vene sõdureid kahjustada, selleks neid ei ehitatud. Mida need teha saavad, on tulistada alla õhusõidukeid ning tegeleda ballistiliste ja tiibrakettidega, mida Venemaa on peaaegu iga päev Ukraina pihta tulistanud. Raketirünnakute puhul on see üks selge eelis, mis Venemaal Ukraina ees veel on, kuna ta laseb võimsaid rakette nii sõjaliste objektide kui ka Ukraina linnade pihta. Zelenski pole varjanud, et tema arvates oleksid täiendavad õhutõrjesüsteemid Ukrainale tõeline murrang. Ta on kogu sõja vältel survestanud Ukraina NATO-liitlasi, et saada rohkem rakette, olgu need Patriotid, Aster 30 raketid või midagi muud. Ankara NATO tippkohtumisel, kus Trump teatas Patrioti litsentsi andmisest, kordas Zelenski oma üleskutset öeldes: kõiges muus saame ise hakkama, kuid õhutõrje osas vajame oma partnerite otsustavust. See järgnes Vene raketirünnakutele, mis sihtisid Kiievit 2 korda 1 nädala jooksul ja mille käigus hukkus üle 50 tsiviilisiku. Tõepoolest, Venemaa raketid on ainus probleem, mida Ukraina ei suuda oma leidlikkusega lahendada. Me näeme seda tõrjeprotsentides. Juunis saavutas Ukraina kõigi õhust lähtuvate ohtude vastu 89,4% tõrjemäära. See kõlab esialgu hästi, kuid neid numbreid toetab tugevalt Ukraina edu Venemaa ründedroonide ja muude raketitüüpide vastu peale ballistiliste rakettide. Kui rääkida Venemaa ballistilistest rakettidest, suutis Ukraina peatada vaid 40% neist, mille Venemaa välja tulistas. Ukraina õhutõrjes on selge puudujääk, mida Venemaa on ära kasutanud, kuna Ukrainal on õhutõrjerakettidest puudus. Zelenski kutsub Ukraina partnereid üles rohkem abi andma. See üleskutse ei muutu. Aga nüüd on Ukraina Aster 30 litsents koos peagi saabuva Patrioti litsentsiga. Nüüd saab ta lõpuks selle ühe olulise osa oma sõjast Venemaa vastu ise ära teha. Ukraina sai tõepoolest tunda oma partneri kindlameelsust. Ja Venemaa jaoks tähendab see Aster 30 litsents, et ainus seni edukas rünnakuviis, mis tal oli, muutub palju vähem tõhusaks niipea, kui Ukraina suudab tootmisliinid tööle panna. See hirmutab Putinit. Kui ta ei suuda oma sõjakuritegudega Ukraina rahvast alistuma sundida, jääb tal üle loota vaid sõjaväele, mille sõdurid surevad massiliselt ega saavuta mingit tegelikku edu. Sellisel juhul on Venemaaga kõik. Ja ära unusta, et on olemas ka Scalp ja ASM Hammeri litsentsid. Oleme juba rääkinud, miks need relvad on olulised, aga uurime seda veidi põhjalikumalt. Scalp on õhust lastav tiibrakett, mis on mõeldud statsionaarsete ja kindlustatud sihtmärkide hävitamiseks. Rakett lendab madalal kõrgusel ja võib saavutada kõrgeid allhelikiirusi kuni Mach 0,95, mis teeb selle tõrjumise erakordselt raskeks. Scalp suudab lennata umbes 250 kilomeetrit ja toimetab kohale 450 kilogrammise Broach-tüüpi läbistava lõhkepea. See lõhkepea töötab mitmes etapis, tungides esmalt sihtmärgist läbi ja seejärel plahvatades sihtmärgi sees oleva objekti pihta. Sellepärast on Ukraina kasutanud seda laevade ja punkrite ründamiseks. Kõigepealt tungib läbi, siis hävitab kõik, mis sees on. See on Scalp-raketi tegutsemisviis. ASM Hammerid tekitavad Venemaale sama palju muret, neid kirjeldatakse sageli lihtsalt kui pommi. Tegelikult on ASM Hammer palju enamat. Army Recognition kirjeldab seda kui nutikat õhk-maa kaugrelva ning sisuliselt on see modulaarne pommikomplekt, mis suudab muuta tavalised juhitamata pommid täppisjuhitavateks laskemoonadeks.
Seda saab kinnitada juhitamata pommidele, mille kaal on 125, 250, 500 või 1000 kilogrammi. Põhimudel Hammer kasutab sihtmärgini jõudmiseks GPS-i ja inertsiaalset navigeerimist. Hiljem lisatud versioonid kasutavad lisaks infrapunaotsingut ja lasersihtimist. Tõenäoliselt saab Ukraina litsentsid kõigi Hammeri tüüpide tootmiseks, mis annab talle erakordse mitmekülgsuse nende relvade kasutamisel keskmaa rünnakute kampaania tugevdamiseks, mis juba praegu hävitab Vene logistikat ja juhtimisstruktuure tagalas. Hammeri komplekti raketimootor suurendab juhitamatu pommi lennuulatust enam kui 70 kilomeetri võrra ning erinevad juhtimissüsteemid tagavad tõenäolise ringhälbe 1–10 meetrini. Nii saab Ukraina nii jõudu kui ka täpsust, täpselt nagu Storm Shadow puhul, kuid seekord teise eesmärgi nimel. Mõlemad need relvad on Ukraina jaoks eluliselt tähtsad. Vene uudistagentuur TASS teatab, et Ukraina on märtsi seisuga kasutanud Venemaa vastu juba üle 500 Scalp Storm Shadow ja Ameerikas toodetud Atacams raketi ning tõenäoliselt oleks neid kasutatud veelgi rohkem, kui neid oleks rohkem olnud. Umbes pooled neist enam kui 500 rünnakust viidi läbi Scalp ja Storm Shadow rakettidega. 120 aastal 2023, 90 aastal 2024 ja 45 aastal 2025. Seel on näha langustrendi, mis näitab, et Ukrainal on varude probleemid. Enam mitte. Kuid uue litsentsiga saab Ukraina ehitada nii palju Scalp-rakette, kui nad suudavad endale lubada. Mis puudutab ASM Hammereid, siis mainisime varem, et need on juba osa keskmaa rünnaku kampaaniast, mille Ukraina on Venemaa vastu käivitanud. Rohkem neid pommikomplekte tähendab võimet toimetada kuni 1000 kiloseid pomme lisaks kõigile keskmaa ründedroonidele, mida Ukraina kasutusele võtab. Venemaal on nüüd kõik läbi. Ja siin on põhjus. Me mainisime varem, et Venemaal kulub Donetski vallutamiseks praeguse edenemistempo juures 14 aastat. Sõjauuringute instituut toob esile, kui aeglane see edenemine tegelikult on. Nii aprillis kui mais kandis Venemaa territoriaalseid kaotusi, kokku peaaegu 400 ruutkilomeetrit. Seega ei olnud tegemist üldse edenemisega. Venemaal õnnestus juunis trendi ümber pöörata, kuid vaid 30,02 ruutkilomeetri võrra. See on sissetungi kontekstis praktiliselt mitte midagi. Ja see tühine edenemistempo tuleneb sellest, et Ukraina jätkab Venemaa tagala ründamist. Mida võimaldavad Ukrainal teha Scalp ja ASM Hammerid? Lüüa seda tagalat veelgi tugevamalt. Putini jaoks tähendab see rohkem nõrkust rindel ja rohkem probleeme tagalas, millega tuleb tegeleda. Ja pea meeles, et rindel tegutsevad Shrike-droonid, mis teevad kahju. Taevas on Aster 30 raketid, mis võtavad Venemaalt pikamaa rakettide eelise. Ning 2028 aastal on oodata Rafale hävitajaid, mis laiendavad Ukraina õhuvõimekust. Kõik see tähendab midagi väga lihtsat. Venemaa jääb maha ajal, mil Ukraina muutub järjest võimsamaks. Saksamaa ja Prantsusmaa on siin tegelikult loonud Ukrainaga sügavamad partnerlussuhted ajal, mil Venemaa jääb tehnoloogiliselt maha ning tema nafta ja inimressursid kahanevad. Kulumissõda, mille Putin alustas, on talle endale vastu hakanud. Nüüd on eelis Ukraina käes. Ja nüüd, kui Putin teab, mis Prantsusmaalt ja Saksamaalt tulemas on kõik läbi. Venemaa president ei pruugi seda tunnistada. Ta võib olla oma enda sõjas nii lõksus, et ei suuda kaotust tunnistada. Kuid ta teab, et Ukraina saab rohkem droone ja võime ehitada täiustatud relvi, mis suudavad vastu seista kõigele, mida Venemaa üritab teha, on tema plaanide jaoks väga halb. Venemaa kaotab. Tegelikult on ta juba kaotanud olulise territooriumi. Ei, Ukraina pole alustanud massiivset vasturünnakut, mis oleks vabastanud terveid piirkondi, kuid see, mida Ukraina on teinud, on saavutanud kontrolli piirkonna üle, mis pidi aitama Venemaal sõja võita, Musta mere üle. Zelenski ütleb, et Ukraina on võitnud lahingu Musta mere pärast ning me selgitame oma videos, mida see tähendab ja miks see oluline on. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta vajutada tellimisnuppu ja panna märguannete kelluke tööle, et näeksid rohkem The Military Show sisu oma voos. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!